Mina pean siin praegu oma mesilasi Kadrioru pargis Loduala lõpus. Siin on Tallinna Mesinike Seltsi poolt üles seatud 2 mesitaru linnarahvale vaatamiseks ja mina käin neid hooldamas. Linnamesindus tähendab seda, et mesilasi peetakse sõna otseses mõttes linna keskel või linna südames. Praegu Kadrioru park on selline, ta ei ole küll kesklinnas, aga ta on linna ääres ja siin käib hästi palju rahvast seda vaatamas. Kui mujal maailmas linnamesindust peetakse rohkem katusemesinduseks, siis meil on veel õnneks võimalus ka maapinnal mesindada. Linnamesi värvus oleneb puhtalt nüüd korjataimedest, et seda, kas ta on nüüd teistest metest teist värvi või mitte, siis võiks tuua sellise võrdluse, et mul on ka teisi gruppe, mis on siit 7 kilomeetri kaugusel ja siis see mesi on juba teise värvusega. Lõht, maitse, värvus, kõik erineb korjataimedest. Mesilased siin saavad hästi palju erinevate taimede peal korjata mett ja siis praegu on siin näha, et need on juba peaaegu koondatud pered, aga suve jooksul, kogu korje jooksul on siit mõlema pere pealt maha võetud vähemalt 4 kasti, mis on täis korjatud viimase kuu soojad päevad olid. Ja keskelt läbi pere saagikus on siin 50 kilo pere kohta, et see on päris hea tulemus. Kui pestitsiidide ja herbitsiidide vaatevinklist vaadata, siis linnamesi kindlasti saastunud ei ole, sest nagu näiteks siin Kadrioru pargis selliseid taimekaitsemürke üldse ei kasutata või kui kasutatakse, siis äärmistel juhtudel ja võimalikult vähe. Tootlikkuse kohta linnas või maal, et kui on kõrval suured põllukultuurid, mis annavad lühikese aja jooksul palju nektarit, siis võib öelda, et tootlikkus maal on suurem. Aga kui nüüd vaadata sellest aspektist, et seda korje aega, et siis linnas on korje aeg tundvalt pikem mesilastel. Et varakevadest hakkavad õitsema esimesed taimed ja siis igal pool on istutatud väikseid lillealasid, kus siis mesilased saavad vähemalt oma elatuskorje ära teha. Linnamesindus on sisuliselt mesindamine piiratud tingimustega, et hästi palju on kooskõlastust, et kõige suurem kooskõlastus on vaja teha oma naabritega, neid teavitada, et sa plaanid mesilastega tegeleda, et kus kohas need mesilased hakkavad olema ja siis kindlasti valida rahulikud mesilased. Et nagu siin näha, need tüdrukud siin ei tee üldse välja, et ma siin kõrval istun. Kui teil on kahtlus, kas alustada mesindamist linnaruumis, siis kahtlemata soovitan teil seda teha. Kui kellelgi on soovi alustada mesindusega linnaruumis, siis võib kindlasti küsida ka informatsiooni Tallinna Mesinike Seltsilt.